Eestis tormisid esineb ikkagi aastas mitmed korrad, aga infot selle kohta kindlustusseltsidel, kui tugevad tuuled Eestis puhuvad ja kui suur see tuulerisk on, kui suure kahjustusi see võib teha, meil kahjuks ei olnud ja polnud ka kusagilt neid saada. Vara kindlustamisega tegeleb Eestis 9 kindlustusseltsi. Neil seltsidel on vaja teada, kui suurt ohtu kujutavad ühele ja teisele objektile tuul ja tormid. Riskide täpsemaks hindamiseks panid kindlustusandjad seljad kokku, et tellisid Eesti teadlastel kogu riiki katva tormikaardi. See uuring oli väga hästi tellitud, meile meeldis väga koostöö tellijaga, sest nendel on väga hea rahvusvaheline koostöö. Ja nad ütlesid, et muidugi meil kõik Euroopa kindlustusagentuurid omavad selliseid kaarte ja miks meie ei peaks seda tegema. Tormikaardi koostamine nõuab terviklikku lähenemist. Selle loomisesse kaasati 3 instituudi teadlased, Tartu Ülikooli geograafid, füüsikud ja Tallinna Tehnikaülikooli laineuurijad. Rahaliselt pani uuringule õla alla nutikas toetusmeede. Meil on üle 100 aasta mõõdetud ilma andmeid, aga seda ainult mõndades üksikutes punktides ehk parimal ajal võib-olla selle 150 aasta jooksul võib-olla 30 punktis näiteks Eestis mõõdetakse. Aga kindlustuste projekt oli seotud sellega, et nad tahtsid saada 1 kilomeetrise lahutusega tormide jaotust ja seda loomulikult pole keegi mõõtnud. Teadlased analüüsisid läbi Eesti ilmajaamades 30-aastasel perioodil tuule kohta kogutud andmed. Lisaks võeti kasutusele Sürgavere radari pildid, millega on jälgitud sademete liikumist Eesti kohal. Me esimest korda kasutasime Eestis radarandmeid, mida seni on kasutatud ainult operatiivselt, kasutasime klimatoloogia eesmärgil ja näitasime seda, et need radarandmed on sellisel tasemega, et neid saab klimatoloogiaks kasutada. Uuringu tulemusel on kindlustusseltsidel nüüd kaart, mis näitab 1 kilomeetri täpsusega, kust suunast, kui tihti ja kui tugevad tormituuled Eestis puhuda võivad. Kindlustusseltsid usuvad, et uuringusse investeeritud raha tasub end ära hiljemalt 5 aasta jooksul. Kindlustusseltsid saavad meie varaga seotud riske paremini ette näha ja saavad neid riske vajadusel ka edasi kindlustada. Kui on tarvis siis suure tormi puhul kahjusid hüvitada, siis oleks need kahjude hüvitamiseks raha alati olemas. Nii, tere tulemast ettevõtlusnädala sessioonile Nutikas ettevõtlus ning kuidas seda rahastada. Mina olen Oskar Otsus Eesti Teadusagentuurist ja minuga koos on siin toolidel kohad sisse võtnud Kaupo Reede ettevõtluse arendamise sihtasutusest. Tervist. Veab seal uut rakendusuuringute programmi. Siis Vello Saar, aktsiaseltsis Värska Sanatoorium, kes räägib täna oma kogemustest meile natukene. Tere. Ning Viktor Muuli, samuti Eesti Teadusagentuurist. Tema on viimastel aastatel vedanud siin Nutikas nimelist rakendusuuringute ja tootearenduse programmi. Äsja nägite te lühikest videoklippi just nimelt ühest Nutikas programmist toetust saanud projektist. Selliseid näiteid on meil siin palju veel. Täna räägimegi nüüd järgmise 45 minuti jooksul natukene Nutikas programmist, uuest rakendusuuringute programmist, mis avaneb varsti EAS-is ja ka mõnest muust võimalusest. Näiteks sellest, kuidas teil on võimalik endale teadlane ettevõtlesse mõneks ajaks appi tuua. Aga alustame, Viktor, äkki sinust. Nägime just siin seda videot ühest sellisest Nutikas projektist. Mida see Nutikas programm endast kujutab ja mille jaoks sealt siis toetust oli võimalik saada? Tere päevast veel kord minu poolt. Ja Nutikas programm on riigi poolt käivitatud toetusmeede. Nüüd peaks temast rääkima tegelikult minevikus, et 30. septembril sai see toetusmeede sai läbi ja selle meetme siis käivitas siis riik selleks, et siis toetada siis ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Ja miks on nagu seda koostööd vaja toetada, on põhimõtteliselt siin on nagu vastuseid on mitmeid ja neid koostöövorme on mitmeid, aga ikkagi on
põhiline on see, et kui ettevõttel on nagu idee, mõte, soov midagi teha, aga ta ei ole päris kindel, kas see asi niimoodi nagu toimib, nagu ta on plaaninud või kas seda asja üldse saab nii teha või tal puuduvad mingid vajalikud teadmised, siis on lihtsam selle asemel, et kogu seda vajalikku tarkust ise tekitama hakata, on see tarkus võimalik kusagilt sisse tellida. Ja siis konkreetselt selle toetusmeetme raames siis toetati siis sellesama tarkuse teadmise sisseostmist Eesti avalik-õiguslikelt teadusasutustelt. Kestis see projekt meil, see meede 5 aastat, 30. septembril sai läbi. Umbes 150 taotlust meil selle aja jooksul sellest meetmest läbi käis. Umbes 80, me räägime suurusjärkudest, et umbes suurusjärk 80 neist said siis positiivse rahastamisotsuse ja et ütleme, et kuigi nüüd nagu selles videos, mis nüüd oli juba näha, et midagi konkreetselt käegakatsutavat ja samas nüüd meil tuleb veel juttu sellest, et mis on juba nagu tehtud, siis suures osas selle toetusmeetme viljad on veel lõikamata. Et praegu on siis ikkagi nende uuringute faas, mis on käimas ja need uuringud tuleb tegelikult ka ettevõttes endas veel nagu ära realiseerida. Et mida on tehtud, üks näide oli, teine näide tuleb, et ma pigem tooksin välja sellist näiteks kaks nagu sellist valdkonda, kus neid uuringuid on nagu viidud läbi ja kus siis nagu peaks toimuma selline arengu tõuge või siis selline impulss, et saaks nagu võimsamalt edasi minna. Et üks on siis selline digitehnoloogiad, see on siis automaatsed juhtimisprotsessid, see on siis nägemissensorid, kus me siis oleme toetanud terve rida taotlusi, mis siis toetavad erineval kujul sõidukite liikumist ilma juhtideta. On see siis, ütleme siis, kas nüüd pääste otstarbeks, tuletõrje otstarbeks, on see siis nüüd vee peal, on see siis nüüd isesõitvad autod, et see on nagu selgelt üks valdkond, mis ma tooksin välja. Ja teine valdkond, mis siis võiks välja tuua, mina nimetaksin seda märksõnaga Kirde Eesti, mis puudutab siis nii põlevkivi uuringuid, kuidas siis seda kaevandamist efektiivsemalt läbi viia, kuidas siis seda põlevkivi, mida kaevandatakse, et temast siis toota midagi sellist, et me ei peaks seda lihtsalt põletama ja kahju ajama, siis siia juurde kuulub siis elektrienergia võrgu korrastamine ja siis ütleme siis see põlevkivi keemia veel ka nagu täiendavalt. Need olid siin praegu, ma saan aru, näited. Kas ainult nendel teemadel sai toetust küsida või oli see laiem? See oli need valdkonnad, kus seda toetust sai küsida, et neid suuri valdkondi oli 3. Ehk need valdkonnad olid nagu hästi lähed, nad on 2 on läbi käinud, üks on siis infotehnoloogia, mis siis toetab erinevaid sektoreid, ehk ei ole nagu tähtis, mis valdkonnas töötab nagu ettevõte, vaid tähtis on siis nagu see, et see projekt, mida me siis nagu toetame, et siis tema siis nagu tugineb siis infotehnoloogialt, kas ta siis kasutab uut moodi suuremaid, kas seal tuleb mingi uus prototüüp, kas seal töötatakse välja mingi uusi lahendusi, ehk infotehnoloogia on selgelt üks. Teine suur valdkond on siis ressursid, see on siis, kuidas me saaksime siis meil olemasolevaid ressursse siis paremini väärindada, neid siis efektiivsemalt kasutada, et nendest siis oleks võimalik jällegi rohkem lisandväärtust kätte saada. Ja 3. on siis tervisetehnoloogiad, tervisetooted, mis on siis suunatud ennekõike nagu inimese heaolu ja tervise parandamisele. Küsiksime, et kuidas huvi selle meetme vastu oli üldse siin aastate jooksul, et kas taotlejaid jätkus või tuli neid siin tikutuleda ka taga otsida? Tagantjärgi öeldes võib öelda, et tegelikult meede oli väga täpselt välja timmitud. Et selles mõttes, et kui meil nüüd 30. septembril oli meil taotlusvoor ja meede nagu sulgus, siis mõni päev enne seda me siis saime tõmmata finantsvahenditele joone alla. Nii et meil jätkus taotlejaid üsna ilusti üle kogu selle perioodi. Ja ma saan aru, et kuskil siis 70-80 projekti seal suurusjärgus neid, mis on toetust? Ta on pisut üle 80, suurusjärk 80, ehk siis 55% toetustest siis taotlustest siis said siis nagu toetuse. Mis on päris kõrge protsent, kui me siin eelmises sessioonis rääkisime näiteks Horisont 2020 programmi
toetusmeetmetes, siis seal oli edukuse protsent kõigest mõni protsent, eks ole. Jah, aga siin tuleb meeles pidada seda, et me oleme näinud selle meetme arengut, et kui alguses ehk ühesõnaga taotlused, mida aeg edasi, seda kvaliteetsemaks läksid taotlused ja seda lihtsam oli neid rahastada, kuna meede siis muutus taotlejatele nagu arusaadavamaks, nad teadsid, mida nad peavad läbi mõtlema, millele tuleb tähelepanu pöörata, et selles mõttes nagu kõik toimis. Väga hea, siit ongi hea hetk edasi suunduda Vello Saar teie juurde. Teie värske sanatooriumiga otsustasite siis nutikas meetmest toetust taotleda. Miks te seda tegite ja mille jaoks? Miks me tegime? Sellel on natukene selline tausta avamise poole pealt mõistlik rääkida sellest, et enne seda me kasutasime siis EAS-ist saadavat innovatsiooniosakut, läbi mille me saime kaardistatud kõik uuringud, mis on tehtud kuni aastani 2015 ja selle aegade algusest siis nii Värska mineraalvete kui ka ravimuda kohta. Ja järgmise sammuna me läksime taotlema siis tootearenduse tarbeks toetusi, aga siis selgus, et me oma suuruse tõttu ei kvalifitseeru sellele meetmele ja sealt edasi heade asjaolude kokkulangemise tõttu öeldakse, et õigel ajal tuleb olla õiges kohas. Eesti Teadusagentuur tutvustas siis seda uut avanevat meedet. Ma arvan, et see võis olla 2015 sügis või 2016 kevad. Ja seal siis tekkis nagu väga selge arusaam sellest, et kui meil endal tarkust ei jagu, siis tuleb seda tarkust kellegi käest juurde küsida ja väga oluline minu jaoks oli ka see arusaamine, et siin ei hakata midagi suruma teadusasutuste poole pealt ettevõtjatele peale, vaid pigem ettevõtja saab siis püstitada teadlastele lähteülesande ja kuna idee selle kohta oli olemas, et mineraalveest võib-olla annaks teha midagi enamat kui seda, mida me siiamaani oleme teinud ja sealt see asi samm-sammult siis edasi liikus ja ega selle taotluse kokkupanemine ei olnud minu hinnangul mingisugunegi suur raketiteadus. Loomulikult eelnevalt pidi olema siis selle partneri või tööde teostaja nii-ütelda poolne äriplaan ja kogu see tegevuse kirjeldus olemas ja minu hinnangul me ikkagi suhteliselt eduliselt läbisime selle taotluse vooru ja saime siis toetuse, millega me soovisime saada seda tarkust juurde, et kas Värska mineraalveest on võimalik siis valmistada toodet, mis oleks mõeldud ülemiste hingamisteede leevenduste tarbeks ehk siis analoogi turul olevate nina- ja kurguspreidega. Ja selle tarkuse ja teadmise me saime 2018, 16. november, kui ma ei eksi, siis ülikooli meeskond esitles meile lõppraportit ja sealt edasi on asjad kulgenud küll mitte võib-olla väga tempokalt, aga eile õhtul vaatasin üle veel enda aastataguseid plaane. Seal meil oli kavandatud, et aastal 2020 me võiksime selle tootega jõuda siis turule. Ja seda me saame täna kinnitada ja uhkusega tegelikult öelda, et see toode on meil olemas ja see toode on ka täna siis saadaval Apotheka apteekides ja on võimalik osta ka siis tervisetoodete letist
nii Põlva kui Võru Coopi suurematest kauplustest, on need Maximarketid või Konsumid, ja Setomaa saatkonnast Imavere Ristis on võimalik seda toodet soetada ja saada. Kuidas teil koostöö üldse teadlastega läks, et oli see selline valutu protsess või oli seal ka selliseid arusaamatusi? Mina saan ainult kiita seda protsessi, et seal ei olnud meil küll mingisuguseid arusaamatusi. Pigem mulle tundus, et ka see teadlaste motivatsioon ja teadasaamise tahe oli nii suur. Sinna ju oli ülikooli erinevad instituudid kaasatud, Farmaatsia instituut, Keemia instituut, peremeditsiini ja tervishoiu instituut, kui ma nüüd selle nimetusega ei eksi. Ja kogu seda protsessi siis Engarro vanemteadurina siis juhtis ja hoidis koos, müts maha. Kui te selle tulemuse teadlastelt kätte saite, siis kuidas see protsess edasi välja nägi, kuidas te selle tooteni jõusite? Mis sealt veel edasi vaja teha oli? No vaja oli tegelikult hakata nüüd saama seda infot, et mis seadmetega seda toota. Võib-olla kõige esimene otsustamise kohta oli see, et kas me hakkame ja anname kellelegi selle nii-ütelda tellimuse, et hakataks, ma ei tea, kus iganes seda tegema, ja seal me ikkagi päris kiiresti jõudsime arusaamiseni, et mõistlik on seda hakata tootma koha peal. Seal on üks oluline nüanss see, et tulenevalt veeseadusest ei ole võimalik ja lubatud siis leiukohast või puurkaevust saadavat mineraalvett transportida. Ja kuna see piirang võib olla, mis on seadusest tulenev, andis selle lõpliku tõuke, et me peame selle väikse värkstoa või tootmise püsti panema siis koha peal. Ja eks siis järgnes see seadmete otsing nii ühelt, teiselt või kolmanda kanali kaudu, edasi ruumi planeerimine ja selle kohandamine, siis loomulikult ka sellised pehmemad tegevused, et mis nimetuse all seda toodet hakata turundama, ja seal me olime väga demokraatlikud, me saime üle 200 nime ettepaneku, mis tegi meie valiku ja elu suhteliselt keeruliseks, aga jah, täna me oleme jõudnud selleni, et see tsilk on siis selline kahetähenduslik, kui teda hakata tõlkima, siis võib teda piisaks kutsuda, ja see tähendabki seda, et seal seadmes olevat siis vedelikku pihustatakse ja teistpidi on ka tal lihtne seletus tsilk või tilk, et siin on jällegi seda paikkonna või piirkonna omapära püütud siis meie poolt nagu hoida ja seda loodame, et ka turul osatakse hinnata. Ja on ka hea meel näha seda, et projektid ei tule ainult Tartust ja Tallinnast, vaid ikkagi igast Eestimaa nurgast. Ja ka metsast võib tulla. Nii, aga nüüd oleme kuulnud projektidest, mis sai toetust Nutikas programmist, aga nagu Viktor ütles, siis siin nädal aega tagasi just pandi kinni. Mis saab edasi? Äkki Kaupo räägid natukene EAS-i uuest plaanitavast rakendusuuringute programmist, et mis seal ettevõtted siis, mille jaoks nad toetust saavad taotleda, mille poolest on ta erinev või sarnane Nutikas meetmega? Jah, ma tegelikult tahaks kõigepealt ikkagi pöörata tähelepanu seda, et tegelikult siin on toote peal on 3 keeles ka informatsioon, setu keeles, eesti keeles ja vene keeles, et need, kellel on ka nagu süvendatud huvi setu keele vastu, et siis kindlasti, ma arvan, üks tänuväärne materjal, et kindlasti prooviks, see on hea asi ka muid.
aga jah, et ma hakkaks natuke kaugemalt peale, et miks me üldse räägime nüüd viimasel ajal hästi palju sellisest asjast nagu innovatsioon ja tootearendus, et siis me peame kogu aeg nagu mõistma seda, et kus kohas me oma arendustasemega oleme. Et tegelikult viimased 2-3 aastat on olnud meie ettevõtjate kõige suurem probleem, 2 suurt probleemi. Pole inimesi, pole nii-öelda kvalifitseeritud tööjõudu ja teisest küljest on palgakasv on olnud tunduvalt suurem kui tootlikkuse kasv. See tähendab, et see ei saa kaua niimoodi jätkuda, et mingil momendil, kui sul enam kasumit ei ole, siis sa ei ole enam ettevõte. Ehk siis see tähendab seda, et seda on võimalik lahendada ainult 2 moodi, et kas sa teed siis neid asju, mida sa teed praegu efektiivsemalt või siis sa teed midagi siis targemat, midagi kõrgema lisandväärtusega, mida sa saad siis kallimalt müüa. Et see on see, et sõltumata sellest, et meil on praegu selline pandeemia, mingisugused lained käivad edasi-tagasi, ühiskond harjub selle olukorraga ära, me oleme üsna varsti samas kohas jälle tagasi ja siin on jälle see koht, kus meie ettevõtjad peavad mõtlema selle peale, et kus on see nii-öelda tootearendus ja eriti praegu veel need ettevõtjad ka, kellel võib-olla see nii-öelda COVID-situatsioon on löönud kuidagi eriti sisse, peavad mõtlema, et kas see, mida ma teen, on ikka see, millega ma ka pikas perspektiivis välja vean. Et siis, ehk siis see on konkreetselt need vajadused, miks me räägime tootearendusest ja sellisest nutikamast tootearendusest. Ja samamoodi võib ju esitada ka endale selle küsimuse, et tõepoolest, et me räägime nagu nutika meetmest, eks ju, okei, aga ta pandi kinni, eks ju, mis me tast siis räägime, et kui ta kinni on pandud, et jällegi üks asi, millest tuleb nagu aru saada ja mis on oluline, on see, et tegelikult me ju oma riiklike toetustega jõuame tegelikult ikka väga väikse protsendini ettevõtjatest ja tegelikult suurem osa sellest kasutegurist on see, et need ettevõtjad, teised ettevõtjad, ütleme, et kui meil on Eestis 60 000 toimivat ettevõtet, eks ju, ja me praegu, eks ju, nutikas jõudsime, eks ju, konkreetselt 80 ettevõtteni, eks ju, siis tegelikult väga paljud ettevõtjad on need, kes näevad, et näed, nii on ka võimalik, et vaata, ja ongi võimalik kasutada Eesti teadlasi, et oma toote ja tegemise jaoks. Ja võib-olla see toode ja tegemine ei peagi olema kohe selline maailma läbimurdeline, eks ju. See võib olla täitsa meie enda koduõues olev ressurss, mida me saame lihtsalt targemini ära kasutada. Et see on see, et milleks me nendest asjadest räägime ja veel kord, et see nii-öelda teadusmahukus ei tähenda iga kord midagi väga keerulist. Et see ongi see nii-öelda, et lihtsalt meil on vaja teinekord natuke kõrvalt teadmisi, et oma tooteid arendada. Aga jah, et selles mõttes, kui me räägime nüüd sellest rakendusuuringute programmist, mis siis tegelikult ongi konkreetselt nutika meetme mantlipärija, me võime täitsa vabalt niimoodi öelda ja see on ka õige, sellepärast et sisu ei ole muutunud. Me toetame ettevõtjate tootearendusprojekte, milles on siis teadmusmahukus, et natuke keerulisemalt öelda, siis me toetame neid nagu nutikaski siis TRL, tehnoloogilise valmisoleku tasemest 3–7 lõpuni, mis tähendab siis tegelikult nii-öelda toetame laboratoorset prototüübi valmistamist ja siis lõpetame ka tööstusliku prototüübi valmistamisega. Et seal on see piirkond, kus me ettevõtjale appi tuleme. Ehk siis jah, et põhimõtteliselt kõik see sisu on täpselt sama, mis nutikagi puhul. Võib-olla mingid muudatused, võib-olla natuke oleme kohandanud, et oleme ka, sest eks me kõik oleme nagu õppimisvõimelised, et me oleme vaadanud, et võib-olla mis seal nutika juures oleks olnud võib-olla natukene ettevõtjale kohasem või ettevõtja paremini aru saab, et siis me oleme teinud ka siia nii-öelda eelnõustamise. Et mis on oluline just see, et eriti nendele ettevõtetele, kes esmakordselt hakkavad sellist nagu teadusmahukamat projekti tegema, et kuidas üldse üles ehitada niisugust teadusmahukamat protsessi ettevõttes projekti kui sellist, et kuidas leida partnerit, kuidas kaasata partner, kuidas kaasata see partner niimoodi, et tema sinu intellektuaalomand kuskil ära ei kaoks.
nii et selline nagu eelnõustamine käib meil isegi kohustuslikuna juurde ja miks ta ka kohustuslikuna on, see on sellepärast, et esiteks punkt number 1, meil on nutika spetsialiseerumise kasvualad, nagu Viktor rääkis, et ettevõtja saaks kohe alguses teada, et kas tal on mõtet hakata nagu taotlema või ei ole, et vastasel korral, eks ju, ettevõtja teeb suure töö ära ja siis pärast talle öeldakse, et kuule, et see ei ole ju nutika spetsialiseerumine, eks ju, et selles mõttes alati tuleb ennem järgi küsida. Ja võib-olla teine pool, milles siis on nagu vahe sees, on see, et kui nutikas oli kohustus, et sul pidi olema see teadusasutus partneriks, siis rakendusuuringute programmis sul ei pea ilmtingimata olema seda teadusasutust partneriks, kui ettevõttel endal on piisav võimekus teadusmahuka projektiga ise hakkama saada. Aga tegelikult seda ma võin ka praegu öelda, kuna ma olen siin juba mitu kuud tegelenud sellise eelnõustamisega, siis nagu väga selgelt on näha, et ikka lõviosa projektidest on need, kes tegelikult vajavad seda kõrvalseisja abi, kes vajavad ka selle teadusasutuse tuge selles protsessis, nii et minu arust see on väga hea, et võib-olla alguses olid ka natuke kartust, et ei tea, kas siis nagu teadusasutustega tehaksegi enam koostööd, muidugi tehakse ja selles mõttes, kui ma ütlesin, et me peame lahendama olukorda, number 1 probleemi ettevõtjal, mul ei ole piisavalt inimjõudu, mul ei ole piisavalt tarka inimestki võtta, siis tegelikult selliste asjadega me lahendame seda. Kui nüüd meid vaataval ettevõttel tekkis selle meetme vastu huvi ja mõtleb, et kas ta kvalifitseerub sinna, et kas ettevõttel on ka mingid piirangud, et kõlas siin see nutika spetsialiseerumine, mis on siis IKT valdkond, tervisetehnoloogiad ja ressursside väärindamine laias laastus, et kas seal on ka mingeid muid piiranguid või ei ole? Eriliselt ei ole. See meede on ette nähtud Eesti äriregistrisse registreeritud ettevõttele, kellel siis ta võib olla alustav ettevõtja, võib olla turu peal toimiv ettevõtja, startup ettevõtja, iduettevõtja, et selles mõttes kõik on oodatud. Kindlasti täpselt samamoodi, nagu oli ka nutika meetme juures, me vaatame, kas ettevõtja on tegelikult suuteline selle projekti ellu viima. Et ettevõtjal peab ikkagi olema ette näidata finantsiline võimekus selle projekti läbiviimiseks ja muidugi loomulikult me tahame näha ka seda, et kas peale seda, kui see projekt on lõppenud, eks ju, tasemel 7, et sealt 7-st veel 8, 9 kuni turuni on minna, et võt nagu sa kirjeldasid, eks ju, siis oli vaja hakata vaadata seadmeid, eks ju, siis oli vaja vaadata enda ruume, eks ju, et kas see võimekus nagu ettevõtjal tegelikult olemas on, et seda me kindlasti jälgime, jah, aga nagu selles mõttes sellist nagu rohkem kitsendavaid piiranguid ei ole. Kas ettevõttel tuleb sinna ka midagi ise panustada selles projekti? Jaa, tegelikult me toetusmäärad on ju täpselt samasugused nagu ka nutikas olid, et ma nagu veel kord rõhutan, et see on nutika mantlipärija, et kui on väike ettevõtja ja ta teeb rakendusuuringut, siis meie toetus on 70% ja tootja siis ise või ettevõtja ise paneb siis 30%. Ja kui seda teeb näiteks 2 ettevõtet või ettevõte ja teadusasutus koos, kus mõlemad teevad siis kulutusi, siis on see toetus isegi 80%, nii et 20% peab olema siis kummaga oma finantseering. Nii et laias laastus jah, need on need toetusmeetmed, aga seal on ka veel juures, jah, seda peab ütlema, et see eksperimentaalarenduse osa, ehk siis see, mis jääb siis tehnoloogilise valmisoleku taseme 6 ja 7, seal on siis toetus väiksem, nii nagu ka nutikas oli, et seal meil on siis nõnda, et sel juhul on toetus on 45% väiksele ettevõttele, oma finantseering siis järelikult 55%, aga kui ettevõte on saanud näiteks COVID-is pihta, et ettevõtja näitab, on suuteline ära näitama, et see COVID-i mõju oli tema ettevõttele olemas, siis põhimõtteliselt ta saab kasutada siis kuni 800 000 ulatuses vähese tähtsusega abi, on selline mõiste, ettevõtja muidugi ei peagi sellest aru saama, aga on olemas selline asi nagu vähese tähtsusega abi
ja siis ta saab 800 000 ulatuses kasutada seda nii-öelda 80% toetusega sõltumata sellest tehnoloogilise valmisoleku tasemest. Et see on siis nii-öelda selle COVID-i poolt juurde tulnud. Ma kujutan ette, et neid ettevõtteid on päris palju, keda see mõjutanud on. Kindlasti on, aga samas teisest küljest on mulle ikkagi hea nentida ka seda, et liiga palju neid ei ole, et see oodatud majanduslangus ju tegelikult nii suureks ei kujunenud ja kui me räägime tööstusettevõtetest, siis mul on küll hea nagu vaadata, et tegelikult seal pigem oli see probleem siin vahepeal sellest, kuidas nagu tooraine kätte saada, aga jah, et muidugi, selles mõttes, et need, kes on pihta saanud, nendele on see ju suureks abiks. Kui ettevõte nüüd soovib sinna uute programmi taotlema tulla, siis ma saan aru, et programm veel avatud ei ole, et millal see umbeski avaneda võiks ja kust üldse taotleda saab, kuhu pöörduma peab? Põhimõtteliselt on nõnda, et määrus on siis läbinud kõik kooskõlastusringid. Praegu käib siis viimane nii-öelda lihv, et vastav, tuleb veel vaadata, kuna me kasutame ka Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid, et siis nii-öelda ka see pool oleks nii-öelda tehniliselt korras. Jällegi ma julgen arvata, et 2 nädala pärast on esimene variant, kui ta võiks olla nii-öelda siis turul. Aga veel kord, see on tegelikult küsimus rohkem Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Aga see, kuhu pöörduda, on EAS ja konkreetsemalt ongi minu poole kaupo.reede@eas.ee. Ja ongi mõistlikum teha kohe niimoodi, et kui ettevõtjal on olemas see nii-öelda idee, et ta tahaks seda tootearendust teha, et siis ongi kõigepealt paar lauset, mitte pikka kirjutist, paar lauset selle kohta, et mis see nagu tehnoloogiline sisu on sellel nagu arendusel. Ja siis selle paari lause pealt ma saan juba hakata ütlema, et kas see nagu sobib näiteks nutika meetmesse, sealt me saame edasi minna juba, ja siis me hakkame omavahel siis nii-öelda ettevõtjaga seda informatsiooni loksutama. Väga hea, siis paar nädalat on ikkagi selline aeg, et mitte poole aasta pärast. See on ikkagi kohe tulemas. Mina ei vastuta seda küsi Majandusministeeriumi. Aga ma olen kuulnud ka, et lisaks sellele konkreetsele toetusmeetmele ettevõtete jaoks on see tegelikult see rakendusuuringute programm on natuke laiem selline kontseptsioon, et mis seal veel ettevõtete jaoks huvitavat tulema? Jah, et see, mida me tahame tegelikult, et tõepoolest see rakendusuuringute programm koosneb tegelikult 2 osast. Et üks on see rahastamise osa, millest me praegu rääkisime, ja teine osa on siis nii-öelda see ettevõtja käe hoidmine selles nii-öelda tootearendusprotsessis, ehk siis kõik see, nagu ma ütlesin, et kuidas üldse ette valmistada teadusmahukat protsessi ettevõttes, kuidas leida partnereid, kuidas koostada kas või lepingut selleks, et su intellektuaalomand kuskile kaduma ei läheks ja niimoodi, et see nii-öelda ettevõtte huvid oleks igatpidi kaitstud selles protsessis. Samamoodi, et kui on vaja neid partnereid leida, siis kas mitte ainult Eestist, et väljaspool Eestit, et siis seda vaadata ning samamoodi näidata ettevõtjale ka mitte ainult seda meie rahastamisvõimalust, vaid tegelikult neid rahastamisvõimalusi on veel, neid on palju. Et ka see, et millest siin viimasel ajal on räägitud, et tulemas on nii-öelda mobiilsusmeede, eks ju, et sellest on ettevõtjale kindlasti abi. Ja on olemas ka veel Eurostarsid, ESA nii-öelda hanked ja CERN-i hanked, et neid võimalusi ja mooduseid ettevõtte arendusprotsessi rahastada on tegelikult palju rohkem kui see üks nii-öelda kitsas meede, aga selleks peakski ettevõtjale nagu nõu andma ja teda aitama selles protsessis ka, et milleks ongi meil siis plaanitud siis selles fookusvaldkondades siis võtta ka endale nii-öelda tööle siis sellised eksperdid, kes on konkreetselt ettevõtetes rakendusuuringuid läbi viinud, neid teinud ja oskavad ettevõtjat just praktilisest küljest nõustada ka see, et kui see protsess isegi käimas on, eks ju, siis ma arvan, et kuigi siin
teil oli väga hea kogemus, eks ju, et kõik läks nagu lepase reega, siis teinekord ikkagi see nagu teadmusmahukam protsess võib olla ka seotud teatud komplikatsioonidega, et jällegi selle protsessi käigus ettevõtjat nagu nõustada, et kuidas mingist olukorrast välja tulla, eks, kuidas lahendada, et see on see, mida see programm veel pakub. Palju need nõustamisteenused ettevõttele maksma hakkavad? Need on tasuta ettevõttele, et selles mõttes, et meie peamine ülesanne on see, et ettevõtjal tekiks uus toode, tehnoloogia või teenus, millega ta siis turule tuleb, et küll siis riik pärast maksudega tagasi võtab. Suurepärane. Nii, aga Kaupo siin viitas mitu korda sellele, et suureks probleemiks ettevõtetele on kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus ja viitas juba ka mobiilsusmeetmele korra. Viktor, sina hakkad ka selle uue mobiilsusmeetmega tegelema siin lähiajal, milleks nimeks siis sektorite vaheline mobiilsuse toetamine. Et äkki räägid natuke, et mis sektorite vahel ja kelle mobiilsusega on tegemist? Jah, eks ta kasvab kõik samast kohast välja, millest me täna oleme juba korduvalt rääkinud, et ei ole inimesi. No, ei saa öelda, et ei ole inimesi, ei ole häid inimesi ja tarku inimesi, et neist on nagu alati puudus ja siit tuleb nüüd siis sellise teadusmaailma ja siis ütleme eramaailma vahel siis selline teine koostöövorm, mis nüüd on läbinud need vajalikud allkirja normid ja on nüüd põhimõtteliselt selle mõttes valmis ja peaks nüüd ka kohe-kohe käivituma, kus siis erasektori ja avaliku sektori ettevõtetel, erasektor siis need, kes on siis kantud siis kas äriregistrisse või sihtasutuste ja mittetulundusühingute registrisse ja siis avalik sektor, mis on kantud siis riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registrisse. Et siis see on siis nagu selle mobiilsusmeetme üks pool ja nemad on siis need, kes siis võtavad seda tarkust vastu ja teine pool on siis see, kes siis see mobiilne pool on, mobiilne on siis teadlane. Mobiilne on nagu teadlane. Siin on nüüd nagu see, et siin selles meetmes on teadusasutus jäetud nagu välja, aga sellele teadlasele on kehtestatud sellised paar nõuet, mis tal peavad olema nagu täidetud. Et üks on see, et see teadlane peab olema piisavalt tark, see tähendab seda, et tal peab olema kvalifikatsioon, tal peab olema doktorikraad ja selleks ja ta peab tõendama, et ta on ka töötanud teadusasutuses, ehk ta siis peab olema siis töötanud siis teadusasutuses viimase 5 aasta jooksul siis kas Eestis või välismaal. Või kui ta seda teinud ei ole, et siis ta peab olema just äsja doktorikraadi kaitsnud. Nii et need on nüüd nagu need 2 osapoolt, kes selles mobiilsusmeetmes nagu osalevad. Vastuvõtjaks on siis ettevõtted ja kohaliku ja riigi asutused ja siis ütleme siis selleks rändavaks pooleks on siis teadlased. Millised need projektid välja näevad nagu ajalises perspektiivis ja mida need teadlased siis, kes on ettevõtetesse ja riigiasutustesse tööle tulemas ja mida nad siis seal tegema hakkavad? No mida oskab teadlane teha? Teadlane oskab ikka teha seda tööd, milleks ta on õppinud ehk ta oskab siis teha seda tööd, mis on siis teadus-arendustegevus või siis tootearendus. Ehk see on ikkagi, põhimõtteliselt me räägime ikkagi nendest samadest asjadest, mis oli nii nutikas, kui on ütleme seal rakendusuuringute programmis, kui on nüüd selles meetmes, ehk teadlane teeb ikkagi nagu teadus-arendustööd. Et nüüd on siis see, et see tarkus nagu tuuakse sinna, nimetame seda ettevõtteks, tuuakse ettevõttesse kohale ja siis seal ettevõttes siis saab tal peab olema kindel projekt, millega ta tegeleb. On siis jälle mingi konkreetne uuring või on see mingi kindel siis tootearenduse osa, mille ta peab siis kindla perioodi jooksul nagu tehtud saama. Ja see periood on siis 3 kuust kuni 2 aastani. On siis see ajavahemik, mil siis see teadlane võib siis ütleme siis selles ettevõttes siis nagu seda teadus-arendustööd nagu teha. Ma saan aru, et see 3 kuud kuni 2 aastat, see on see toetuse periood, aga ega teadlane võib edasi sinna? Ja, loomulikult. Kui suurtest toetustest me siin räägime üldse? Me räägime
me räägime, et mida selle toetuse raames nagu kaetakse siis palgakulusid ja kaetakse siis selle tööga kaasnevaid muid kulusid. Ehk selle mõttes, et need mahud on juba olemuslikult oluliselt väiksemad, kuna siin ei puudub vajadus mingi suuremahulise aparatuuri soetamiseks, ja nii edasi ja nii edasi. Mis on nagu selle meetme puhul nagu minu arvates nagu hästi oluline on see, et see meede on nagu selles mõttes nagu rahalises arvestuses on nagu väga lihtne. Et on kehtestatud ühikuhind ehk sellele teadlasele, kes liigub sinna asutusse, tema tööühiku hind on kehtestatud, see on natuke alla 3300 € kuus ja sellele lisandub siis veel 40% muid kulusid. Nii et põhimõtteliselt on siis niimoodi, et see tükk, mis selle toetuse andnud teadlasega kaasas käib, on umbes 4500 € kuus. Ja see toetuse maht siis sõltubki siis tegelikult nüüd siis sellest, mitu kuud see inimene seal ettevõttes tööl on ja sõltub ka siis sellest, et kui suure koormusega see inimene seal tööl on. Sest kui on mingi halb on öelda selline lihtsam küsimus, aga on natuke selline lühem või mitte nii komplitseeritud projekt, mis kas ei võta piisavalt palju aega või siis teadlasel ei ole võimalik täisajaga nagu panustada, siis on võimalik osakoormusega selles ettevõttes tööl olla, vähemalt poole koormusega. Nii et sealt see kujuneb. Ja kui see raha on niimoodi tükiga, siis ka tegelikult see aruandlus on ka selles mõttes nagu väga lihtne, et oled tüki saanud, siis põhimõtteliselt mingit muud aruandlust, see, mida nagu eurotoetuste puhul kardetakse, et tuleb mingi meeletu aruandlus, mis muide ei ole alati tõsi, et siis seda sellel juhul ei ole nagu üldse karta. Et siin nagu sellist finantsaruandlust, ütleme sellest, mida ma olen kulutanud, mida ma olen teinud, et seda nagu sisuliselt siin ei ole. See on väga positiivne. Kui kellelgi nüüd siin huvi tekkis, siis kus seda toetust taotlema saab hakata ja millal see toetus nüüd avaneb? Alguses ütlesin, et siin vajalikud paberid on põhimõtteliselt olemas, üldpaberid, et on asjad, mis võtavad natukene aega, meetme käivitumine, aga põhimõtteliselt on nüüd nende erinevate osapoolte vahel nagu selline kokkulepe või selline arusaam, et novembris võiks see meede nagu rakenduda ja seda meedet hakkab siis haldama Riigi Tugiteenuste Keskus, RTK lühendatult, et nemad on siis nagu selle meetme haldajad ja nii nagu oli Nutika puhul, siis Teadusagentuur sedapuhku koos EAS-iga on siis ka siin ütleme selliste nõustajate ja nende teavitustegevuste ja kokkuviimisürituste läbiviijate rollis, et praeguse seisuga ma arvan, et victor.muuli@etac.ee on see aadress, mis ma saan kindlasti praegu välja öelda ja etac.ee, et ilmub kindlasti sinna vastav info, samamoodi tuleb see info ka EAS-i ja RTK veebilehele. Kas ma saan õigesti aru, et on võimalik ka ETAG-i ja EAS-i poole pöörduda, et üldse seda teadlast leida endale? Ja. Aidatakse otsida. Jah, sest see on jällegi nagu selline kahesuunaline protsess, et Teadusagentuur omab arusaadavate põhjustel nagu suuremad kokkupuudet teadusasutustega, siis on nagu see, et Teadusagentuurile on siis nagu siin jäänud nagu selline teaduspoole nõustamise roll ja see võib olla ka nagu teistpidi, kui ETAG-i juurde tuleb nagu teadlane, kes ütleb, et ma tahaks nüüd natukene aega päris elu näha. Et siis on nagu, meil ongi hea partner EAS, keda me saame siis kasutada, et aidata siis teadlasel leida siis sobiva profiiliga ettevõtted, kellel võib see huvi olemas olla. Väga hea. No nii, kuulsime siin mitmest uuest avanemast meetmest. Ma loodan, et need lahendavad neid probleeme, millele siin Kaupo viitas, et ettevõtetel on võimalik saada järjest parema kvalifikatsiooniga inimesi endale tööle, on võimalik läbi viia siin uuringuid, arendusi, et oma tooteid, teenuseid targemaks teha. On teil siin lõppu veel midagi, mõni julgustav sõna öelda? Ma teeksin ühe kommentaari veel, et asjad on alati nagu kaks tahku, et üks tahk on nagu see, et ettevõtlus on oma vajadused, mis nagu tuleb adresseerida, siin on ka see, et paraku on, ütleme, see Eesti teadus nagu
olnud pikalt nagu suunatud sellisele klassikalisele teaduse rajale, et ka kõigi nende toetusmeetmete üks eesmärk, ta ei pruugi alati olla nii otsene ja selge eesmärk, on ikkagi nagu see, et tõsta ka seda meie teadusasutuste võimekust, neid samu ettevõtetele suunatud uuringuid nagu ja tegevusi nagu pakkuda, et teadus ei pea olema nii-öelda laboris valge kitliga, vaid teadus võib olla ka selles samas ettevõttes tsehhis tolmavas, noh, kus iganes kohas. Et me räägime palju ettevõtete vajadustest, aga tegelikult me adresseerime ka tegelikult teadusasutuste vajadusi. Soovite teie veel midagi lisada? Minul tekkis lihtsalt küsimus, et huvitav, et kas see COVID-i vastu ka aitab? Ma arvan, et sellele nüüd nagu väga mingid uuritud tarkust juures ei ole, aga kas me teame, mis ei aita? Aga sa uuri. Äkki aitab? Selle kohta võib seda öelda, et tegelikult me läksime Terviseametist selle loa taotlemisel välja sellise ettepanekuga ja olime veendunud, et see aitab viiruseid tõrjuda. Ja siis Terviseametil hakkas ka kuidagi tuluka põlema ja tekkis küsimus ja siis ta ütles, et me soovitame teile, et ta aitab kaasa viiruste tõrjele. Aitab on ka väga hea. Igal juhul ta ei tee paha. Ja kuna tegemist on tegelikult selle COVID-19 puhul ülemiste hingamisteede haigustega eelkõige, siis kindlasti ma arvan ja julgen mõelda seda, et tal võib olla hoopis selline positiivne mõju selle COVID-i vastu, mitte sellele kaasa aidata. Aga see on siis ka, et igale ühele tema oma tsilk, et ühte tsilku siis nagu ei tohi nii-öelda ühest ninast teise lasta. See peaks nii olema. Väga hea. Aga meie aeg ongi siin nüüd läbi saanud. Suur tänu kõigile minuga koos siin diivanitel istunud inimestele. Ja ma loodan, et teie, kes te meid vaatasite, kuulsite palju põnevat ja saite uusi ideid, kuidas oma teenused tooteid edasi arendada. Aitäh!